usun, et Marju Lauristin ei vaja erilist tutvustamist. Ta on üks tuntumaid Eesti avalikke tegelasi tänapäeval. Tuntud muidugi eriti poliitikuna, Eestimaa Rahvarinde eesseisva liige, Moskva Rahvakongressi saadik, Ülemnõukogu saadik, sotsiaalpoliitika komisjoni liige ja Molotov-Ribbentrop partii komisjoni liige. Aga ma tahaksin kaks asja siin veel eriti esile tõsta. Esiteks, Marju Lauristin ei ole mitte ainult poliitik, vaid naispoliitik. Ja meil on neid väga vähe olnud Eesti ajaloos. Ja võib-olla see nüüd algab uus suund meie Skandinaavia naabrite eeskuju, kus teatavasti naiste osa poliitikas on juba väga kaugele arenenud. Teiseks, ma tahaksin rõhutada, et Marju Lauristin on elukutsuliselt Tartu Ülikooli professor, ta on dotsent, vabandust, aga siiski ajakirjanduse kateedri juhataja. Ja ma arvan, et tal on eriti suuri teeneid kaasaegse meie noorema ajakirjanike põlvkonna väljakoolitamisel. Ja kui ma olen näinud viimastel aastatel, et ajakirjandus on palju parandanud Eestis, siis ma usun, see on osa Marju Lauristini teene. Täna ta räägib meile teemal Eesti poliitiline olukord ja ta nõus pärast küsimustele vastama. Ja ta on kurb mitmed pidi nii selles mõttes, kui palju on ära
mis on olnud, võiks öelda siis, koloniaalmajanduse olukorras, on arenenud mitte nii, nagu on teda tahetud Eestis arendada, vaid on arendatud eri Moskva võimude, eri ministeeriumide poolt igaüks ise suunda. Tähendab, majandus on lahki rebitud, eri suunad on arenenud ise kiirusega ja on tekkinud täiesti niisugune olukord, kus me praegu peame saama sellest ülevaate ja hakkama neid proportsioone muutma, taastama, tekitades siis sellega lõppsihina uuesti tervikliku Eesti majanduse. Moskvalt ülevõetavate nimekirjade, ettevõtete nimekiri on väga pikk, seal on minu teadus üle 150 neid ja praegu esimese 70 üle juba käivad läbirääkimised nii, et sealt juba osa on otsustatud ja tüübikaupa hammustatakse neid ettevõtteid siis Moskvalt Eestile tagasi. Järgmine osa, mille üle praktiline nimekirju või nimekirjad on, praktiline läbirääkimisi ei ole, on ilmselt raskem, sest seal on niisugused alad nagu energeetika, nagu transport. On teada, et Moskvas ollakse väga selle vastu, et anda raudteed, merelaevandus üle, aga meie teame näiteks, et meie jaoks merelaevandus on üks olulisemaid selleks, et näiteks saada valuutatulusidki ja nii edasi Eesti. Kui kunagine mereriik peaks uuesti saama mereriigiks, sest praegu on olnud niiviisi, et just see mereosa on meil nii piirivalve poolt kui ka sellesama merelaevanduse, mis täielikult Moskvale kuulub, kui ka kalalaevanduse, mis täielikult Moskvale kuulub, selle poolt on meie mereosa täielikult ära lõigatud. Ja seesama on raudteedega ja raudteede puhul on siin veel üks tähtis asi, raudteed on igas riigis strateegiline niisugune osa, mille kaudu saab ka tekitada majanduslikku survet. Me nägime seda, kui meil olid streigid, kui Interrinne ja see niisugune agressiivne Vene pool püüdis luua Eestis segadust ja selleks põhivahendiks oli raudteed. Tähendab, raudteede halvamine tegelikult on väga kerge vahend selleks, et võtta ära kõik võimalus midagigi valitsusel ette võtta. Ja selles siis nagu liinis nende ettevõtete ja erisüsteemide Eesti haldusse tagasivõtmisel käib tõesti, võiks öelda, kaevikusõda. Moskvas meie esindajad on iga päev, iga nädal seda sõda pidamas. Teine liin on seotud eelarvetega ja siin me oleme olnud üsna edukad, tähendab Eesti eelarve eraldamine üleliidulist eelarvest, nii et kõik maksud jäävad Eesti eelarvesse ja Eesti eelarve tervikuna on siis nagu Eestis kujundatud. See ja Eesti poolt ka siis kasutatav, see on praktiliselt juba see kokkulepe on saavutatud. Ja kolmas suund on seotud sellega, et teatavasti Eesti praegu saab põhiosa kogu oma toorainest, väga suur osa ka muudest, masinad ja nii edasi saab ida poolt ja siin see iseseisvusele minek, siin on väga hõlbus kõri kinni tõmmata sellega, et lihtsalt pannakse need kraanid kinni. Ja käib ka sellel rindel praegu väga tihe tegevus ühelt poolt, et otse turusidemeid luua, otse sidemeid teiste liidu osadega näiteks on viimase aja üks rõõmustavamaid arenguid selles suunas, et ütleme nii rikas osa Nõukogude Liidust nagu Kasahstan, kus on metalli, kulda, puuvilla, krüpt ja nii edasi, tahab saada otse sidemed Eestiga, sest nad on aru saanud, et see on hirmus kasu. Et nad tahavad otse meile müüa, mitte anda Moskva. Ja siis me saame oma iseseisvuse alguse siin ka hoopis kergemini, kiiremini rajada selle tõttu, et meil on oma tooraine allikad, mis ei sõltu, eks ole, mingitest Moskva jagajatest. Nii et seda laadi probleeme lahendatakse kõige selle jutu tulemusena või kokkuvõttena tahaks ma siis öelda, et tegelikult praegu käib niisugune, ma ütleksin, väga mitmel rindel vaikne nahistamine. Nahistamine, hammustamine, nügelemine, et saada jupi kaupa, niidi kaupa, nööri kaupa, neid köödikuid lahti, mis meid tegelikult sõlmivad praegu kogu selle suure masinavärgi külge ja annab meil liigutada. 1. jaanuarist peab hakkama kehtima uus seadusandlus, see niinimetatud imeseadusandlus ja ma siin küsisin inimeste käest, kes on Eesti asjadega rohkem kursis, kas neil noorte häält käib, noorte hääle toimet istub siin ja ta minu meelest peaks juba selleks hetkeks kindlasti olema otsustanud,
kui palju seal praegu ilmunud on, juba ma ei tea, sest et 10 päeva ütled, seal on siis vähemasti 10 võib-olla uut projekti või kokku see pakk võib tulema ikkagi mitu head sama. Ja see ettevalmistus, nagu öeldud, käib ja sellega koos käib väga aktiivne välissidemete otsimine, kõik see, et kui me sõlmime ja näpime lahti neid sidemeid itta ja tahame neid luua siis niisugusel turualustel ja nii edasi, siis sellega koos me püüame sõlmida sidemeid läände ja põhja, et luua siis seda nagu alust, seda võrku, mis peaks meid vee peal, mis annaks meile võimaluse siis vaadata ka tulevikku kindlama pilgu. Nüüd kõige selle tegevuse juures on täiesti selge, et ilma puhtpoliitiliste muutusteta, puhtpoliitiliste lahendusteta me siin kuigi kaugele ei jõua, pidevalt meil see majanduse ja poliitika vahekord annab ennast tunda ning selle tõttu on väga oluline, et poliitilise süsteemi muutused, poliitilise süsteemi areng ja majandussüsteemi areng käiks käsikäes. Kui me praegu majandussüsteemis oleme jõudnud siiski sinnapoole, et ametlikult imeseadusandluses tunnustatakse omandivormide paljusust, tunnustatakse eraomandit kui lubatud arenevat legaalset vormi Eestis tulnud või kindlates piirides, kuigi siin käivad ka vaidlused, kas neid piire peaks üldse olema ja nii edasi. Tunnustatakse aktsiaseltsi kui täiesti niisugust perspektiivset arenguvormi, rääkimata ühistutest ja nii edasi ja üldiselt perspektiivis on juttu sellest, et riigi omand, riigi puht niisugune riigi, ütleme siis ettevõt, näiteks neil ei tohiks olla üle 10% üldse, mis on kujugi praegusega võrreldes täiesti teine olukord. Siis sedasama tegelikult me ju tahaksime näha ka poliitilises süsteemis, ka siin eri voolude, eri liikumiste paljusus juba praegu räägib sellest, et Eesti on sisuliselt läbi kõigi nende muutuste praeguseks hetkeks mitmeparteilise süsteemi künnisele. Faktiliselt on olemas välja kujunenud poliitilised suunad, poliitilised voolud, omad organisatsioonid, ka saadikute esitamise õigusega järgmistel valimistel, aga siiski, mis meid siin praegu hoiab ju kõvasti kinni, on see, et formaalselt, seaduslikult ja nii edasi ei ole poliitiline süsteem muutunud. Tähendab, ikkagi on see kehtiv süsteem, sellesama partei ja riigivõimu kokkusulamine ja ühe partei süsteem, mis on selgelt igasuguse totalitaarse süsteemi põhikonstruktsioon. Seni, kui on partei ja riigivõim kokku sulanud ja ühe partei võim, me saame rääkida ikkagi põhimõtteliselt sellest, et säilib totalitaarne riigisüsteem. Ja selle vastu praegu, nagu ma ütlesin, tegelik areng on juba nagu väga paljus edasi läinud sisuliselt. Ja nüüd on vaja astuda otsustavad järgmised sammud ja siin on üks väga tõsine probleem, mille üle ka alati on olnud arutamist. Ma olen nüüd Ameerikas olles rääkinud New Yorgis Eesti majas, Baltimooris Eesti majas, neid samu probleeme ja ikka tõuseb küsimus sellest, missugune on siis siin just see tulevik, tähendab, kuidas siis suhtumine parteivõimu ja parteivõimu perspektiivid praegu Eestis tunduvad. Ja siin on väga minu meelest üheselt selge üks, et konstitutsiooniline ühe partei võim, selle kaotamise vajalikkus praegu praktiliselt on Eestis selge, ma julgen öelda, et enamusele tegelikult poliitikas osalevatest jõududest välja arvatud see täiesti stalinistlik, see interrinde suund ja võib-olla mingi väikene osa, eks ole, kes püüavad säilitada ikkagi seda vana võimusüsteemi. Ja siin on ka väga oluline teada, et üle Nõukogude Liidu, kui vaadata, sest et niisugused konstitutsioonilised muutused, nad siiski nõuavad ka muutusi lõppkokkuvõttes ikkagi liidu konstitutsioonis, kuna NLKP on üleliiduline organisatsioon, siis siin on ka küpsenud valmisolek väga paljudes Vene demokraatlikes ringkondades ja muide ka nendes streikivates töölistes ja väga paljudes eriringides Venemaal nõue lõpetada see konstitutsiooniline ühe partei võim, tähendab, mina julgen ennustada, et
võiks öelda siis üks formaalne tõkke. Peale selle formaalse tõkke on aga ka veel siin probleem. Nimelt, kui praegu siiski üle kogu Nõukogude Liidu on võimu keskendumine partei kätte väga suur, palju suurem muidugi kui Baltikumis, sest sisuliselt praegu nii Eestis kui teistes Balti riikides praktiliselt parteiorganite võim paljudes küsimustes enam ei ole määrav, isegi ta formaalselt määrav on, ja ka praktiline aktiivsus on väga langenud kasvu sellepärast, et näiteks Eesti Kompartei jaguneb selgelt rahvuse järgi, kuigi ütleme mõlemas rahvuses teatud väikene osa, võiks öelda, siis nagu teisel poolel. Aga üldiselt võib ütelda niiviisi, et see jagunemine tegelikult takistab parteil üldse aktiivselt otsuseid vastu võtmast, sellepärast, et iga otsus jookseb ummikus. Kuna kaks poolt ei sama vahel, kuidagi kokku. Ja selle tõttu ka paljud asjad, mida me Eestis tahtsime juba ammu lahendada ja oleme nõudnud ülemnõukogult lahendamise oma valimiste küsimused, et Eesti liikumised, Rahvarinne ja teised nõudsid nendega, et ülemnõukogu valimised oleks enne selle aasta lõppu. Mitte ei oleks nihutatud kevadesse, et me saaksime luua juba siiski niisuguse tugeva parlamendivõimu, siis kui me hakkame imele üle minema. Aga ometigi need otsused on jäänud poolele teele takerduma, sagedasti selle tõttu just, et seesama partei hoides võimu formaalselt oma käes, sisuliselt ei ole võimeline asju otsustama ja tal on tegelikult mingisugust aktiivsust paljudes küsimustes. Nii, ja siit siis edasi küsimus, mismoodi nüüd seda olukorda Eestis, kus samal ajal on väga tugev konflikt näiteks sellesama rahvusliku pinna peal Interrinde ja Eesti liikumiste vahel, kus on tõepoolest väga mitmed ka Eesti ühiskonnas tekkinud poliitilised voolud, mis sagedasti omavahel vaidlevad asjadele, kuidasmoodi nüüd siin selles olukorras siis saada mingisugust tasakaalu. Ja siin on nüüd kaks erinevat vaadet. Üks vaade, mida mina esindan ja mida esindab suures, ma ütleks siis Rahvarinne ja suur osa Eesti liikumisi üldse, on see, et tuleb julgesti teha see samm edasi, tuleb minna ametliku mitmeparteisüsteemile ja järgmised valimised kevadel, mis nüüd on, peaksid olema platvormide vahelised valimised, tähendab sisuliselt peaks olema mitmeparteiline parlament Eestis. Ja et kõik need, mis meil on, vaidlused omavahel ja nii edasi, et need peaksid olema parlamendi sees ja peaks toimuma parlamendi sisene selline demokraatlik küsimuste vahel. Ja on teine pool, mida esindab Kompartei, see rühm ka, keda nimetatakse partei uuendajateks ja kes on esitanud nõude LKP eraldamiseks või ütleme LKP iseseisvumiseks ja LKP-st ja oma programmi ja põhikirja vastuvõtmist ja nii edasi, kes ütlevad, et Eestis on väga kurvad parlamendi kogemused, kui seal mitmed parteid lähevad omavahel vaidlema, mitmed rühmitused omavahel vaidlema, siis mingit tasakaalu ei tulegi, siis on üks kriis teise järgi ja peab ikkagi olema üks niisugune kõva jõud, kes seda tasakaalu hoiab ja et kui EKP saab iseseisvaks, kui ta saab oma poliitikat ajal, siis peab tema see jõud olema, sest et EKP või üldse Kompartei on ikkagi ainus, kellega Moskva arvestab tegelikult. Nii, ja nii me siis vaidleme. See vaidlus on lahendamata, mina jään enda juurde kindlaks ja olen püüdnud seda ka igal pool seda seisukohta ka kaitsta ja see on ka Rahvarinde programmis selgelt välja öeldud, et siiski tuleb teha see samm nende valimiste, mis sees seisavad selle niisugune sisuliselt mitmeparteilise parlamendi poole. Ja nõuda ka siis seda, et registreeritaks need parteid, kes on praegu ennast parteina esitanud. Peale RSP on seda teinud ka Eesti Demokraatlik Tööerakond, mis kasvas välja Rahvarinde seest ja on praegu esimene siis niisugune sotsiaaldemokraatliku tüüpi partei, peale siis Eesti Sotsiaaldemokraatlik partei, mis on tegelikult Vene partei, tähendab, mis on selle ka Moskvas olevate sotsiaaldemokraatlike rühmade niisugune derivaat Eestis, aga seesama Demokraatlik Tööpartei, mille esimees on Vello Saatpalu, see juba maikuust ootab oma registreerimist ja ei saa seda mitte kogu moodi. Kuigi tema programm, mis on tüüpiline sotsiaaldemokraatliku tüüpi programm, seab ka oma eesmärgiks demokraatliku sotsialismi, Rootsi tüüpi ja ta ei peaks olema nagu vastuolus sugugi kasvõi sellesama Gorbatšovi välja kuulutud arenguliiniga. Ometigi ei jätku meie ülemnõukogu presiidiumil julgust, et see samm teha ja see partei registreerib. Räägivata siis ERSP-st, siin on probleemid raskemad selle tõttu, et ERSP, eks ole, teatavasti on üldse olemasoleva võimusüsteemi tunnistamise vastu, siin see registreerimine selle tõttu on tunduvalt keerulisemate probleemidega.
Ja samuti on praegu roheliste hulgas ennast deklareerinud parteis üks osa, samuti on kristlikus liikumises üks osa deklareerinud, et ta on erakond, samuti on Maaliit öelnud, et ta on valmis valimistele minema erakonnana ja samuti on täiesti selge, et kevadvalimisteks ka rahvarende sees peale selle küllalt väikese demokraatliku tööpartei või saatpalupartei on ka kujunemas ilmselt võib-olla üks, võib-olla kaks niisugust kesk- ja sotsiaaldemokraatliku tööpartei. Tähendab, see protsess on käimas ja kui meie olime kogu Nõukogude Liidu suhtes väga alguses nii terava kriitika osalised, kui me esitasime selle imeprogrammi, tähendab vabariikliku isemajandamisprogrammi, siis öeldi, et see on absurd, et seda ei ole võimalik teha, et seda ei ole võimalik vastu võtta, et see on isolatsioon, separatism ja kõik halvad sõnad. Siis nüüd, nagu ma ütlesin isegi juba Kasahstan ja Usbekistan ja Venemaa kõik tahavad saada vabariikliku isemajandamist. Ma usun, et kui Eesti teeb lahti ka mitmeparteilisuse tee, siis tulevad ka siin mitmedki peagi järele. Ja on täiesti selge see, et mida enam meie oma nende ideedega ja oma mõjuga niisuguse ideede leviku kaudu suurendame kogu selles Nõukogude Liidus, kogu oma idapoolsest tagamas sallivust ja niisugust demokraatlikkust ja avame neid muid võimalusi ja teid, seda kergem on meil lahendada ka kõiki oma küsimusi iseseisvumiseni välja, sest seda vähem on see oht, et meile saab osaks lihtsalt jõuline agressioon ja meid lihtsalt tahatakse sellesse haardesse, milles me mitte mingil juhul, mitte mingisuguse jõuga ju välja ei saa. Nii et tehes teed lahti teistele, me tegelikult teeme veelgi rohkem teed lahti endale ja meie niisugune eelis on ju kogu aeg olnud see, et Eesti on oma arengu kiiruselt, tempodelt, tasemelt, traditsioonidelt väga erinev. Teistest Nõukogude osadest, lähemalt on meile lähedane Läti loomulikult ja Leedu, aga isegi nendega võrreldes on meil siiski teatud erinevusi. Me oleme paljudes asjades olnud kiiremad jooksma, kiiremad jõudma uute mingite märkideni ja seni, kuni see suur Venemaa alles hakkab taipama, mis tegelikult on juhtunud, oleme meie juba teises kohas. Ja see on üks väga oluline niisugune eelis, tähendab meie ühiskond, Eesti ühiskond ise põhimõtteliselt ta on dünaamilisem, ta on uuendustele rohkem vastuvõtlik, ta on ühtsem ja selle tõttu me saame selle niisuguse suure aeglase laokil ja segase süsteemi sees kasutada neid võimalusi ja luua siin enda jaoks soodsat keskkonda selleks, et lõpuks saavutada siis enda jaoks ka olulise edu ja siit ka siis jõuda oma sihtidele. Nüüd, muidugi võib vaielda ja meie kodus ka vaidleme, et kas niisugune vaade on ikka õige, et püüda rajada endale teed, kuid samal ajal ka vaadata, kuidas saaks ka Nõukogude Liidu tagamaad ikkagi selle demokratiseerimise rajal hoida. Kas ei oleks võimalik ja õige jätta see kõik ja katsuda lihtsalt ise välja vupsata. Ja seda võib mitmed moodi nimetada nii Eesti nii vanasõna kaudu, et ei jõua ilma soojaks kütta ja igal muul viisil. Ja siin lihtsalt, kui arutada selle võimalus üle, minu meelest tuleks meil kogu aeg ja me peame seda meeles pidada, et 39. aastal meil oli kõik käes, me olime iseseisev riik, meil olid kõik rahvusvahelised tunnustused, me kuulusime rahvuste liigasse edasi, kuid ometigi, kui kaks suurt hakkasid maailma jagama ja kui üks neist tahtis meid omale, siis see kõik, see murdus nagu õlekõrs selle masinamärgi roomitute all. Ja selle tõttu mina ja inimesed, kes rahvarindes poliitikat praegu teevad, siiski on veendunud, et Eesti iseseisvuse garantiiks, kõige kindlamas garantiiks
saab ikkagi olla vaid see, kui ka meie idanaaber hakkab kinni pidama rahvusvahelistest seadustest, hakkab ise demokraatlikul viisil asju otsustama ja muudab selle tõttu ka oma niisugust suhet, kui see igapäevane agressiooni oht enam ei ole selline, nagu ta praegu on. Ja siin muidugi see agressiooni oht, ta püsib ja nagu te teate, kui oli 23. august, siis oli üsna palju ärevust. Mis siis ikkagi saab, kuidas siis ikkagi me edasi saame, kas me, mis toimub ja nii edasi. Ja kui me muide mõtlesime seda Balti ketti, siis seda vormi ennast, siis oli üks idee just ka seotud sellega, et see kett ühelt poolt, ta on väga sümboolne, eks ole, ta ulatudes läbi 3 Balti riigi näitab meie saatusühtsust. Teiselt poolt on sellepärast sümboolne, et ta on niisugune väga, kuidas öelda, tema organiseerimise aste on väga kõrge, tähendab, ta demonstreerib maailmal just seda, et meie väikesed rahvad oma niisuguse organiseerumisvõime, oma niisuguse, võiks öelda siis vaimse distsipliiniga on üle sellest keskkonnast ja suudavad tõestada meie võimekust ka siis, kui meie füüsilised jõud ja loodusvarud ja kõik muud, eks ole, ei ole, aga et see meie kõige suurem parandus, et see on tõesti kõige märkimisväärsem. Ja tõesti nii see oli, aga kolmas asi oli veel. Kolmas asi oli nimelt see, et see kett oli tegelikult väga kaitsetud. Kui te kujutate ette inimesi seismas maanteel, metsa vahel, käest kinni, kilomeetrite kaupa, siis see on hoopis teine tunne, kui seista suures summas, seista lauluväljakul, kus sa tunned teisi ümber ja sa oled kaitstud. Ja meie mõte oli demonstreerida ka maailmale meie kaitsetust. Seda, et tegelikult on iga hetk, me oleme rünnatavad, tegelikult ongi niiviisi, et meid saab kaitsta ainult ühelt poolt meie sisemine ühtsus ja teiselt poolt see, kui ka need, kes on meie ümber, austavad seda ja peavad kinni seadustest ja ei tee, eks ole, röövli kombel ei toimu. Ja me tegelikult sellega, kui me läksime sinna metsade vahele maanteedele niiviisi inimestega, inimesed olid väikeste lastega ja perekondadega kõik, siis selles oli ühelt poolt niisugune väga suur kindlameelsus. Aga teiselt poolt siiski oli ka mingi lootus, et me oleme nii kaugele jõudnud, et niisugust otsest, võiks öelda siis otsest vägivalda, otsest rünnakut ei juhtu, sest me ei saanud neid väikeste lastega perekondi ja vanu inimesi, siis sinna metsade vahel tutvus. Ometigi oli hirm selle vägivalla ees just selle all väga suur, sellepärast, et otse ju vägivallaga oli ähvardatud. Ja kui 26. tuli see rünnak, kui öeldi, et Eestis võib iga hetk olla tänavatel rahutus ja võib olla vägivald ja selle tõttu me peame, eks ole, võib-olla sekkuma ja edasi, siis me tegelikult nägime, et Moskva plaan ilmselt see oligi. Kutsuda esile vägivalda, kutsuda esile neid niisuguseid, neid põhjusi, miks pärast oleks siis võinud juba sekkuda, öeldes, et me tulime teid päästma. Sest teatavasti niisugune hea komme tankidega tulla päästma teisi rahvaid, see on niiviisi ju väga lutta. Ja muide on väga märkimisväärne, et kui enne seda augustit Balti saadikud püüdsid mitmed Gorbatšoviga ka saada kontakti ja Baltikumi olukorda seletada, siis ühele Läti saadikule, meil on seal üks niisugune vanahärra Mauri Pulson, üks Läti advokaat. Temale ütles Gorbatšov omavahelises kõneluses, et teil läheb asi varsti nii kaugele, et teie Interrinne kutsub Venemaalt Interrinne tappi ja siis te ise kutsute meilt tappi armee, et teid kaitsta. Vaadake, see oli kuu aega sellest augustit ja see näitas, et siin on ka teatud niisugune stsenaarium, eks ole. Vaat niisuguses olukorras muidugi on meile eriti tähtis see kogu see kindluse või julgeoleku loomine ka selle sama Nõukogude Liidu suhtes, aga muidugi väga oluline on see ka rahvusvahelisel tasemel. Ja siin ma nüüd selle sama sisepoliitika juurest tahaksingi jõuda välispoliitika juurde, aga enne kui ma seda teen, veel viimane
me teame, või teie ka teate, et meil on ees valimised, kohalike omavalitsusorganite valimised tulevad juba 10. detsembril ja järgmised siis ülemnõukogu valimised on kavas veebruari lõpus või siis märtsi alguses, siin ei ole veel täpselt kuupäeva, ilmselt 25. veebruaril. Ja enne neid valimisi siis praegu olukord ongi niiviisi, et võiks öelda, et kõik on nagu oodatel. On tekkinud niisugune tunne, et need valimised on äärmiselt olulised, sest et läbi nende ilmselt toimubki see poliitilise süsteemi väga otsustav muudatus. Ja muidugi seoses sellega, nagu ikka valimiste eel toimuvad igasugused erakondade vahelised juba selginemised, klaarimised ja nii edasi, ja meie tahaksime väga, et ei oleks see valimiskampaania seotud isikute vahelise võitlusega sellisel viisil, nagu ka kipus olema mõnel pool ülemnõukogu valimistel, Moskva nõukogu valimistel, kus lihtsalt hakati isikute tasemel, ka isegi samal platvormil olevad isikute tasemel üksteise jalgu taha panema. Vaid, et tõesti toimuksid platvormide vahel tõsised arutlused, et Eesti rahvas selle valimiskampaania jooksul saaks tõsiselt aru pärida saadikukandidaatidelt ja ise ka mõelda, missugune Eesti tuleviku tee, missugune see stsenaarium on, mida te usaldate. Missugusele teele ta annab mu õnnistuse läbi nende valimiste. See on esimene kord tegelikult Eestis peale, ma ei tea, 50 aasta, isegi rohkem kui 50 aasta. Kui niisugune erinevate teede valik on võimalik rahval tõesti valimiskampaania käigus paika panna. Nüüd selles, missugune stsenaarium on reaalne, kuidas moodi jõuda siis rahumeelselt, seda tahavad kõik jõuda Eestis, rahumeelselt, reformide kaudu, jõuda iseseisva Eestini, sest ka siin praegu ütleme, et Eesti ühiskondlike liikumiste jõudude ja ka teatud osa EKP jaoks küsimus sellest, kas Eesti peab jõudma iseseisvale või mitte, enam ei olegi küsimus, tähendab põhimõtteliselt ollakse siiski enamus eestlaste jaoks selle küsimuse juurest jõutud sellele vastusele, et jah, peab ja järgmine küsimus on kuidas ja millal. Ja vaat see kuidas ja millal, see ongi nende erinevate platvormide puhul see kõige olulisem probleem. Ning siin nähtavasti me ei saagi läbi ilma välispoliitikat. Sest kui me siiamaani, tähendab selleks, et jõuda iseendas selgusele, selleks, et kujundada välja see majandusliku arengu mingi esialgne konstruktsioon, see ime niisugune kontseptsioon praegustes oludes, et kujundada välja see uue poliitilise süsteemi allkonstruktsioon, see mitmeparteilise parlamendi konstruktsioon, kõik see on võimalik Eesti sees. Edasi, küsimus Eesti tulevikust on lahendatav kui rahvusvaheline küsimus. Sest see on küsimus, mis on lahendatav Tallinna ja Moskva vahel, kui Tallinna ja Moskva vahel ta ei ole lahendatav, kui ta ei ole selge ja kui selles ei osale aktiivselt ja passiivselt kõik need jõud, kellega Moskva maailmakaardil on seotud ja kellega tahaks. Ja sellepärast praegu on Eesti kõik liikumised ja ka Eesti valitud parlamendi liikmed ja valitsuse liikmed võimalikult aktiivselt tegevad nii Moskvas kui ka väljapool piire, nii siin mandril kui põhja pool Soomes, Rootsis kui Saksamaal, kui nimetada neid kohti, kus tihedam see suhtlemine on, et mitte ainult luua majanduslikke sidemeid, vaid et kõigepealt, et kompida olukorda, et aru saada, kus meil on liitlased, kus meil on vaenlased, kus meil on võimalikud liitlased, kus meil on võimalikud vaenlased. Ja kui meid valiti Moskvasse ülemnõukogu, siis oli Eestis ka küllalt palju vaidlemisi, kui ma käisin siis valimisel koosolekutel, mis toimusid, ma olen Lõuna-Eestist, minu valijad on Tartu, Valga, Võru, Põlva, Jõgeva. Ja kui ma seal käisin ringi, siis ka ikkagi tekkis küsimus, et kas on üldse vaja Moskvasse kedagi praegu saata, kas ei ole mitte jällegi see, et me tunnustame sellega Eesti kuulumist Nõukogude Liitu seaduslikuks, kas see ei vii ära Eestist inimesi, kes peaks Eesti jaoks midagi kõige tähtsamat tegema ja nii edasi.
valimiste ajal oli minu vastus ja ma nüüd olen näinud, et see ilmselt oli õigustatud see, et just praegu on hetk, kus peab peale sisepoliitika Eestis tegema aktiivset välispoliitikat. Ja Eesti saadikud Moskvas sisuliselt on ju välisesindus. Nad teevad Eesti välispoliitikat seal, teevad teiste liiduvabariikidega, teevad Moskva valitsusega ja nii edasi. Ja mida see on andnud? Kõigepealt sellest siis jõuame välismaade juurde. Praegu kõigepealt muidugi on tähtis see, et meie seal oleme saanud omale tribüüni, mida meile üle liidulised mitmesugused kanalid ei võimalda. Te teate võib-olla ka, et läbi Moskva lehtede Eesti kohta ja Läti-Leedu kohta ilmub ikka lausa valet ja laimu. Kusjuures selle vale ja laimu suund on väga ühemõtteline ja see on avaldanud oma mõju ka läände. Sellepärast, et kui me vaatame, kust saavad välisajakirjanikud oma informatsiooni, kui vaadata bülletääne, kust on võetud materjalid, kas Savetska ja Estonia või TASS või Moskva korrespondendid, kes ka loevad vene allikaid ja saavad vene kanalite kaudu informatsiooni. Ja see informatsiooni suund on olnud väga selgelt suunatud selleks, luua pilt Eestist ja Baltikumist kui ohtlikust tsoonist. Ohtlikust, kus võib iga hetk toimuda plahvatus, kus võivad toimuda mingisugused, Liibanoni taolised, eks ole, või Iirimaa taolised relvastatud või muud vägivaldsed kokkupõrked, kuhu üks korralik inimene oma nina ei topi, eriti korralik ärimees ei peaks sinna oma nina toppima. Ja see on ka toonud küllalt palju halbu tulemusi Eesti niisugusele imidžile ka läänes ja muidugi ka üle liidu. Ja see teine niisugune suund, mis on selles propagandas, on olnud ka väga, nii võiks öelda, tulemusrikas, luua Eestist ja eestlastest pilti kui ühest kitsarinnalisest rahvast, kes on rassistlik, natsionalistlik, teeb liiga teisest rahvustest inimestele, kes tema kõrval niiviisi sõbralikult tahavad elada ja nõuab millegipärast neid oma keele õppimist ja nõuab neilt igasuguseid muid asju. Ühesõnaga eestlased kui ühed niisugused kaasajad tsiviliseeritud demokraatliku lääne ühiskonda absoluutselt mitte sobivad niisugused inimesed. Ka see on olnud küllalt edukas see propaganda. Ning peale selle ka kõik need ideed, millel on olnud küllalt palju levikut üle liidu, mida meie oleme esitanud nii majandusalal kui poliitilisel alal, ka nende diskrediteerimine, umbes nii, et see on kõik jällegi üks mingisugune, näiteks Eesti emissarid sõidavad igal pool ringi ja mingi Eesti vandenõu Nõukogude Liidu vastu ja niisuguseid väga huvitavaid asju lugeda Moskva lehtedes. Nüüd selles ülemnõukogus kõige esimene asi, mis oligi Eesti saadikutel, võimalus pääseda otse tribüünile. Sest need asjad seal kantakse otse üle ja neid ei ole võimalik moonutada. Ajakirjanikud ei saa siin oma oskusi näidata, vaid siin toimub kõik otse ja peale sellega need teised saadikud teistest liidu osadest, kes meid alguses vaatasid suure hirmuga, need on hakanud aeg-ajalt aru saama, et eestlased, lätlased ja leedlased räägivad seda mõistlikku juttu. Ja see arusaamine on isegi nii suur olnud, et mõnede delegatsioonide puhul me oleme saanud teateid, et näiteks Valgevene ülemused, nende partei ülemused olid kutsunud oma delegatsiooni kokku ja olnud, et ärge eestlaste käest mitte ühtegi paberit kunagi võtke. Ja siis me nägime ka kongressil, kui oli hääletamised, kus baltlased paistsid silma oma teistmoodi hääletamisega, et kui mõni, meie istusime üle rea, oli meil ühe lõunavabariigi esindaja, et kui sealt need rea ääred hakkasid meie moodi hääletama, siis järgmisel istungil olid need tuttavamad näod juba ümber istutatud kuskile kaugemale ja rea ääred olid toodud uued näod. Tähendab, see niisugune Eesti või teiste Balti riikide mõju, selle kardetavus tegelikult sellele suurele impeeriumile, see tuleb välja niisugustest igapäevastest detailidest. Peale selle muidugi just see ülemnõukogu situatsioon annab mitte ainult niisuguse ideede levitamise ja informatsiooni levitamise võimaluse, vaid ta annab võimaluse otse sidemete sõlmimiseks. Sest kas see sama Kasahstani näide ja tehed näited, see on paljus meie saadikute töö, tähendab saadikud on otse iga päev kokkupuutes ja see on sagedasti palju edukam kui mingite ministrite või muude niisuguste bürokraatlike instantside esindajate kohtumisi. Ja
kolmas on muidugi see, et Ülemnõukogu ja see kongress annab võimaluse otse juurdepääsuks Nõukogude Liidu valitsusjuht. Mida me oleme püüdnud ka kasutada nagu mõttes. Sest seal on niiviisi, et kui on vaheaeg, siis Gorbatšov jääb tavaliselt laua taha istuma, tema ümber on inimesi nagu kärbseid ja kui sa oled hästi niiviisi kiire ja vilgas ja sealt kuskilt läbi suudad pugeda, siis kui sul ikka midagi tähtsat ütelda on, siis peale mõnda katset sul õnnestub seda teha ja ma ütlesin, et seal nii lätlased kui ka meie oleme saavutanud ka 4 silma jutu võimalusi ja ka minul õnnestus rääkida 1 tund aega temaga päris 4 silma, kuigi 4 silma ei tähendab, et 4 kõrva kuuldes, aga igatahes see oli juulikuus see jutt, kui meil oli lootus, et see Ribbentropi komisjoni otsus, et need tulevad avaldamisele ja sellega seoses meil oli temaga pikem juttu ajamine. Ja ma võin ka öelda, et ma ütlesin talle selle jutuajamise jooksul, et ega eestlased vennakas rahvas, et Venemaa jönni jätta, et kui Eesti rahva enamus on kindlalt praegu selgusel, et Eesti jaoks ainukene perspektiiv, mis rahvuslikku päästmist võimaldab, on iseseisvuse perspektiiv, et siis meie seda jönni ei jäta, et siin on kõik su kasju, te võite öelda, aga see kord nii on ja nii ta läheb. Tema ütles, et vaatame ja oodake ja katsume ikka niiviisi siin Nõukogude Liidu sees leida kõik need võimalused ka üles. See on tegelikult sama jutt, mis näiteks praegu, kui ma lugesin Soomes tema kõnet ja Koivisto vastust, siis see oli väga huvitav, sellepärast, et see on täpselt seesama vaade ja oli ammutades küllaltki nukker, et Soome president tegelikult esitas sedasama Gorbatšovi versiooni, millega Gorbatšov vaidleb vastu meie mingitel argumentidele laadust. Ja siit tulebki tegelikult nüüd see liin, et Eesti välispoliitika, nii nagu ka Läti ja Leedu välispoliitika praegu lääne poole ja põhja poole, on siis seotud sellega, et üldse kõigepealt tundma õppida praktiliselt seda situatsiooni maailmas. Me oleme olnud nii kaua ära lõigatud. Meil ei ole oma välisesindusi. Ja kahjuks ka kuni viimase ajani välis-Eesti selles osas, ta ei olnud ju kodu-Eestiga niivõrd seotud ja seda informatsiooni, mis meil on väga vaja, et aru saada, kuidas lääneriikide valitsused reageerivad Eesti ühele või teisele näiteks arengule või mis võimalused on. Seda me kahjuks külaliselt ju senimaani välis-Eesti kaudu ka ei saanud ja nähtavasti siiski ka ainult välis-Eestile siin loota ei saa, sellepärast et siin ka otse kontaktid on ilmselt väga olulised. Ja nii majanduse kui poliitika vallas. Ning mis on praegu selgunud, ongi nimelt see, et sugugi mitte kõik lääneriigid ja lääneriikide ei valitsuse ega majandusringkonda esindajad ei esinda seda idealistlikku läänedemokraatia kujutust, mida eestlastel üldiselt on senimaani õnnestunud alles hoida, sest väga paljud Eesti inimesed, kuna meil ei olnud praktilist kokkupuudet ja oleme rohkem nii ka mingite raamatute kaudsete allikate, pole mingite soovmõtete valgusel kujutanud, mis vastuvõtt saab osaks meie ühele või teisele initsiatiivile ja oleme lootnud, et kui me tuleme välja väga õigete oma mõtetega ja ütleme, et näete, meie oleme nüüd valmis, me oleme tulemas, eks ole, hei, tere maailm, et siis maailm ütleb, et küll on tore, me oleme nüüd ammu olnud. Aga paraku sugugi praktiliselt see nii igal pool ei ole. Ja on täitsa selge, et näiteks ütleme kasv olukord, mis oli enne 23. augustit. Kui Moskvas komisjon, mille liige mina olen, oli sisuliselt lõpetanud esimese tööjärgu, oli valmis otsus salaprotokollide tühistamise kohta. See oli komisjoni tasemel täielikult peaaegu üksmeelselt heaks kiidetud. Ja ometigi seda otsust ei tulnud. See otsus jäi pidama, see projekt jäi pidama täiesti selgelt kõige kõrgemale tasemel. Sest järgmine tase kõrgemast allpool oli juba komisjonis esindatud ja see, et Jakolev esines intervjuuga pärast, kus ta esines teistel seisukoht, et oli veel üllatav, et komisjoni koosolekul olid tema seisukohad üsnagi kooskõlas sellega, mis komisjoni enamus. Nii, miks see juhtus?
juhtus, miks pärast siin tekkis niisugune pidurdus, no meie omavahel arutades siiski ei saanud seda seletada muuga, kui ühelt poolt muidugi oli vastusurve liidu sees väga tugev, aga see ei oleks olnud määrav, kui oleks olnud teistpidi lääne maailma reageerimine. Saksamaa number 1 oma reageerimistes ja ka teised ei ole ilmselt sugugi praegu huvitatud, et need probleemid laheneksid või üldse, et neist nii-öelda varmuvaheliselt valgustataks, neist räägitaks selles valguses, nagu see tundub meile ainuvõimalik, ainuõiglane. Ja me oleme ka ise otse Moskvas kuulnud niisugust mõnikord kaastundlikku, mõnikord lausa irvitavat seda laadi juttu, et teie arvate, et teid väga läänes mõistetakse ja teie püüdlusi toetatakse ja vastupidi, mõistetakse hoopis meil ja toetatakse hoopis meid. Nii et see on tõsiasi. Peale selle muidugi kogu see kontseptsioon, et Baltikum, kuidas öelda, kõigutab paati. Baltikum kõigutab paati. Baltikum kõigutab paati Euroopas, Baltikum kõigutab paati Skandinaavias, Baltikum kõigutab ülemaailmse julgeoleku paati ja nii edasi. Tähendab, see kujutlus, et praegu on Nõukogude Liidus just nagu mingisugune tohutu stabiilsus ja et seda stabiilsust tuleb siis hoida või kui on kriis, siis see kriis läheb veel sügavamaks, kui Baltikumi küsimust hakata arutama, Baltikumi küsimust hakata lahendama. See on jälle üks asi, mida me peame pidevalt tõestama, pidevalt näitama, et see ei ole õige, et tegelikult meie rahumeelne lahenduste tee sisuliselt ei ole vastuolus ei Helsingi nende kokkulepetega, ei kogu üldise poliitikaga Euroopas. Ja muidugi majandusalal. Majandusalal on praegu meil, nagu me kõik teame, suur tahtmine sõlmida igasugu sidemeid, leida koostööd, investeeringuid Eestisse ja edasi. Ja siin jällegi mul on päris värsked muljed Ameerikast, Washingtonist. Siin paar päeva tagasi oli juttu majandusekspertidega sealtpoolt, kes ütlesid, et lõpetage otse kohe igasugused iseseisvusjutud, kui te tahate, et majanduse poole pealt teid üldse tõeliselt võetaks. Ma ütlen seda niiviisi ühe lausega ja jõhkralt, tegelikult oli tund aega umbes niisugust veenmist, et ei saa korraga tahta kahte asja, majandusarengut ja poliitilist iseseisvust. Ja see on jälle täpselt seesama jutt, mida me kuuleme ka Moskvas, mida esindavad väga paljud Moskva mitte ainult poliitikud, vaid ka majandusteadlased. Ja need ähvardused, mis olid ka sellest 26. augusti avalduses, et te jääte nälga ja te kaotate üldseks ole kõik, mis teil on, kui te siin lähete iseseisvuse tee peale niimoodi. Ja kui mida rohkem me puutume kokku niisuguste arvamustega, seda rohkem saab meile selgeks, et kui me seni teadsime, et omaenda selles niisuguses sisemises arengus me peame lootma iseendale ja poliitiliste kavade tegemises. Me peame ikkagi kõigepealt ennast ise aitama ja kui Eesti rahvas ja teised Balti rahvad ennast ise aitavad, siis aitab neid ka Jumal või aitavad neid ka teised. Siis praegu on järjest enam selge, et ka majanduses on siiski väga oluline see, kui eestlased, siin ma räägin mitte ainult kodueestlastest, vaid ka kõigist väliseestlastest. Kui meie saame aru, et ainult meie ise vaatame Eestit kui väärtust omaette ja kõik teised vaatavad Eestit ikkagi ainult kui vahendit ja praegu eeskätt kui vahendit Venemaa turule pääsemiseks ja edasi, siis meil peaks olema siin ka selge, et me peame ennast ikkagi väga oluliselt ja kõigepealt ise aitama ja siis vaatame, mismoodi teised seda saab. Loota ilmselt siin kellegi ka eriti ei ole. Nüüd, mis siis praegu, mida siis praegu nagu saab teha või on ära võimalik teha, et nähtavasti on väga oluline siin siiski ka see vastuolu, mis ilmselt on poliitilise ja majandusliku niisuguse perspektiivi vahel just
aeg juba hoopis edasi minna nende asjade arutamisel. Aga peale selle 91. aastal on Moskvas tulemas inimõiguste konverents ja meie praegu oleme väga raskelt selle probleemi ees, nagu ma ütlesin, et meid püütakse maailma silmis näidata, et me oleme inimõiguste vastu. Et meie oleme siin diskrimineerivad seadusi teinud ja nii edasi. Ja sellega seoses on meil tekkinud aga väga hea võimalus, mida me oleme ka kasutanud ja teised Balti saadikud ka, kutsuda siis vaatama, kuidas me neid inimõigusi rikume. Ja sellega seoses tegelikult saavutada seda, et selle konverentsi ettevalmistamisel rahvusvahelised komisjonid tuleksid ka Eestisse ja Lätisse ja Leedusse vaatama tegelikku olukorda ja sellega koos me tõstame küsimuse, mida me kogu aeg tõstame, et rahvuslikud õigused, rahvuste õigused ja inimõigused on ühe asja kaks poolt. Ja ei saa tagada inimõigusi, kui rahvuslikke õigusi rikutakse. Kui rahvus on hävimisohus, siis ei saa rääkida, eks ole, inimõigusest. Sellises mõttes nagu räägitakse, normaalselt. Nii et see on nähtavasti praegu ka üks väga oluline välispoliitiline tegu, sama läheneb 91. aasta konverents. Nii, mis nüüd puutub konkreetselt lähemasse arengusse ja sellesse, mis juhtub pärast ülemnõukogu valimisi ja nii edasi, siis selle kohta Rahvalinde poolt on esitatud oma arengutee. See stsenaarium eeldab soodsat ümbrust, rahvusvaheliselt soodsat ümbrust ja liidu arengut ka demokraatia suunas siiski. Ja see on tee üle enesemääramise referendumi ja siis lepingute süsteemi Moskvaga kindlaks tähtajaks iseseisvuse garanteerimiseks. Sellele ei enam palju vaielda, kas on seda vaja, kas parem ei oleks, näiteks tuleks ülemnõukogu või teine kokku, ütleks, et nüüd me astume selle otsustava sammu, kuna me oleme okupeeritud, annekteeritud territoorium, mis on iga selle stsenaariumi esimene samm, see on kõik igatahes midagi muud ei saa teha, kui see on tunnustatud. Aga siis järgmine samm on kohe see, et nüüd kuulutame, et me oleme Nõukogude Liidus lahus. Juriidiliselt see on nii, aga praktiliselt majanduslikult poliitiliselt ilmselt üleminekuperiood on vaja. Selleks, et vältida just vägivalda, et vältida sellist tagasilööki jõuga teistpidi negatiivset küsimuse lahendust vahele sekkumist. Meil on vaja panna Moskva huvituma, meil on vaja panna Moskva läbi rääkima. Ta ei tee seda, kui tal ei ole tõepoolest mingeid majanduslikke ja poliitilisi huvisid sellega seoses. Ja meil on vaja ka saavutada sisemine stabiilsus Eestis, sest 40% mitte eestlasi, nendest siiski mitte kõik, aga küllalt suur osa on valmis ka agressiivsuseks, vägivallaks ja nii edasi. Meil on vaja siin sisemine stabiliseerida see olukord. Sest tõepoolest Eestit ei saa muuta Iirimaaks, meil ei ole selleks jõudu ja me ei saa seda teha. Aga me oleme veendunud, et niisugune lahendus, niisuguse vaheastmega ja teatud poliitiliste majanduslike garantiidega ja demilitariseerimisprotsessi sidumisega Euroopa demilitariseerimisega ja samuti meie tuleviku sidumise Euroopa ühendatud Euroopa perspektiiviga, mis muudab ilmselt vahekordi väga palju, jõuvahekordi ja huvivahekordi Euroopas. Et siin, kui me leiame ja peame tegema selle väga palju tööd, nii seda majanduslikku tuge, kui ka leiame neid poliitilisi lahendusi ja otsime neid iga päev, et siis, mina arvan, et see on reaalne, et me tõepoolest sellisel teel jõuame, ma ei julge öelda, mis aja jooksul, aga ma julgen loota, et siiski selle aastasaja sees täielikult iseseisva Eesti Vabariigi taastamist. Missuguste teiste riikidega, millisel viisil see Eesti koostööd teeb? Skandinaavia, Lääne-Euroopa, Venemaa, Ida-Euroopa, kõik see peab olema Eesti riigi vaba valiku küsimus, mitte aga peale. Nii et niisugune on see praegune situatsioon ja praegune nägemus. Ma vabandan, et rääkisin natuke liiga kaua, aga ma tahtsin need asjad nagu järjekorras ära rääkida. Nii, ja nüüd palun, kui teil on küsimusi, siis nähtu käidi.
Marju Paavist-Minister ütles, kui keegi soovib kirjalikult küsimusi esitada, siis võib siia ettepoole saata. Soovi korral. Meil on suurtel kohtus alati niimoodi, et vahe küsimusi tuleb kirjalikult, sest siis võimalik seni, kuni teised küsivad, on võimalik nagu koguneda. Võib-olla teile on see kohtus. Ja soovi korral võib ka siia ette tulla, et ei pea nii kõvasti rääkima koha pealt. Aga palun, küsimusi veel esitada. Selles küsimuses, siin on mitu küsimust, hakkab viimasest peale, sest viimane on see, mis on kõige lähem. Ja te teate, et meil on olnud väga suured rahutused ja demonstratsioonid ja see, et nõuded Eesti poisid saaksid Eestimaal teenida või vähemasti Baltikumis on olnud viimase aasta üks kõige niisuguseid esimesi nõudmisi. Tartu tudengid on olnud päevade kaupa väljas plakatitega. Osa oli seal seotud sellega, et sõjalised õpetust ülikoolis ära kaotada ja reformida. Naisliit ja kõik teised liikumised on pöördunud pidevalt vastavate nõudmistega ja need nõudmised on jõudnud ka väga kõrgele. Ja meie saadikud on pöördunud ka järelpärimistega sõjaminister Jaasovi poole ja samuti ka Rõškovi poole selles küsimuses. Ja praegu on olukord siis ikkagi niisugune, muide sama asja nõuavad ka teised. Läti, Leedu muidugi, aga nõuavad ka Armeenia, Gruusia, kus on väga palju poistega ka õnnetusjuhtumid sõjaväes. Ja ka teised järjest rohkem, muide isegi Aasia. Ja nagu teada, on see sõjaväekorraldus, territoriaalne korraldus, rahvusterritoriaalne korraldus olnud Nõukogude Liidus ka enne sõda, nii et ta ei ole iseendast mitte midagi, võiks öelda siis ka vastukäivat. Muidugi meil on omaette probleem, sellepärast, et siin tekib teine tasand, Eesti poiste võtmine üldse Nõukogude sõjaväkke, selle seaduslikkus, see on omaette probleem. Aga kui me jätame selle praegu kõrvale ja võtame asja praktiliselt ema seisukohalt, kes ei taha, et ta poiss, eks ole, viiakse ära 8 aastaks teadmata kuhu ja kus on vägivald, peksmine ja palju muid niisuguseid praktiliselt praegu on saavutatud seda, et kuni 25% Eesti poistest jääb Baltikumi ja püütakse teha niiviisi, nagu presidendi esimees Rüütel on mitu korda ka avalikult tõotanud, et väikeste laste isad, noored perekonna isad või siis üksikute emade pojad, et need jääksid kindlasti Eestisse. Ja on püütud nagu seda asja niiviisi lahendada, mis ei ole radikaalne lahendus, sellepärast, et sisuliselt on meil tõepoolest vaja, et te küsite, millega me seda asjandame. Meil on sisuliselt vaja tõepoolest oma enda poistest ka sõjaväeteenistusest poistest mingisugust julgestavat jõudu nii piirivalves kui ka kaitses, eriti arvestades kuritegevuse kasvu ja üldse kogu seda väga rahutut situatsiooni, eks ole, mis on Eestis. Praeguseni on tähendab see kindral sõjaminister Jaasovi ja Rõškov ja nende vastus rahvuslike väeosade või rahvusterritoriaalsete väeosade loomiseks olnud kategooriliselt eitav. Kõikidele nende järgmärjeste kategooriliselt eitav. Ainus asi, mis siis on see, et 20–25%, see on 21–22%. Aga me ei jäta seda taotlemist, tähendab, see küsimus kogu aeg. Me ei jäta seda taotlemist ja ma usun, et kuna teised ka seda taotlevad, siis hirm on muidugi selles, et vabariigid teevad oma rahvusväeosad ja mis siis juhtub, kui need Aserbaidžaan ja Armeenia omavahel hakkavad mitte lihtsalt sissisõda pidama, vaid ikka lähevad regulaarväeosad omavahel kokku. See on üks motiiv, aga muidugi see puudutab Baltikumi ja Baltikumi üldse lahendus, Baltikumi probleemide lahendus nähtavasti peaks käima teist rada ja mitte nähtavasti, vaid üks võtmeküsimus on see, et me edasi pääseksime tunnistada Baltikumi eriseisundit üldse, seaduslikult eriseisundit, seda sama annekteeritud territooriumi olukorda ja sellega võtta ära võimalus öelda, et me ei saa lahendada Armeenia, Usbekistani
Ja sellega on seotud ka sõjavägede väljaviimise küsimus. Nii et ilmselt see on ikkagi praegu sellesse sõlme on jooksnud kõik kokku. Kui mina Gorbatšoviga, nagu ma ütlesin, sain võimaluse vestelda, siis ma ütlesin ka meie teise põhiprobleemina või sellega see probleemina, et meie nõuame igal juhul Baltikumi või Eesti demilitariseerimist, sõjavägede väljaviimist ja lülitamist juba praegu Euroopa demilitariseerimise käigus Eestit sellesse esimesse järku, et siin hakkaks juba toimuma muutused. Võib-olla, et see sama, mis nüüd Soomes deklareeriti tuumajõudude likvideerimine, see on võib-olla märk arusaamisest sinna suunda, aga põhiküsimus siiski ei ole meil isegi mitte tuumajõud, vaid just nimelt need tavarelvastus, lennuväed ja muud, mis meil seal on, ja see on praegu selge, et Baltikumis ja Eestis me tunneme seda iga päev. Mina ei tea täpselt, kui palju meil vägesid on, ma ei tea, võib-olla keegi saali istub, kes teab minust hoopis paremini. Võib ainult arvata, see on niisugune oletus, et kui meil 110 000 toodi sisse, eks ole, 40 aastal ja arvestas üldist inflatsiooni, võtab siin inflatsiooni sinna juurde, eks ole, siis me umbes saame võib-olla selle osa. Igatahes on praegu see surve, mis on sõjaväel Eestis ikkagi ääretult negatiivne igal alal, mitte ainult see fakt, mitte ainult see sõjaväeline küsimus, vaid ka looduse reostamine, sest see, et Tapal kaevudest tuleb vesi, mis läheb tiku tõmbamisel põlema, on otse selle tulemus, et need sõjaosad, mis seal läheduses on, lasevad joosta bensiinid sinna, kuhu see tahab, eks ole, ja õli. Siis demograafilised küsimused, kõik seesama rahvuslik koosseis on ju palju seotud sellega, et on sõjaväed sees ja et ohvitseridel on perekonnad ja näiteks Haapsalu kant, Pärnu kant, Valga on otseselt mõjutud demograafiliselt sellest sõjavägede probleemist. Valimisküsimused, valimisseaduse puhul tekkinud suur konflikt, selle valimistensusega 2 aastat oli ju seotud sellega, väga paljused meil praegu alateenijad, mis on Nõukogude Liidu eri osadest Eestisse toodud, võivad ju esineda valimiste täieõiguslike valijatena ja me iialgi ei tea, kui palju neid mis kohas parajasti on ja võib äkki juhtuda, et kuskil ootamatult hääled jagunevad mõne Eesti kandidaadi kahjuks ja lihtsalt valijaid on järsku hoopis rohkem ja teisest koosseisus, kui võis arvata, et selles kohas üldse need on. Nii et see on äärmiselt terav probleem mitut kanti pidi. Ka näiteks, ütleme Tartus, kus ma ise elan, ütleme kas või korterite jaotamine, see, et meil on väga palju just ohvitsere, kuna Tartus on lennuvägi on põhiliselt ohvitserid, nad elavad perekondadega järelikult, neil on tohutu surve linnavalitsused korterid saada ja nii edasi. Ja kõik need kokku teevad praegu ikkagi juba täielikult psühholoogiliselt, sotsiaalselt talumatuks selle olukorra edasi kestmise, nii et lisaks puhtpoliitilistele küsimustele on siin veel ka need. Ja selle tõttu ma siiski olen kindel, et jällegi siin see surve meil ei nõrgene ja et siin me hakkame siiski järk-järgult ka mingit edu nägema, kuigi praegu edu ei ole, pigem isegi vastupidi. Valgast mulle teadsid minu valijad, et mõni kuu tagasi on sinna tekkinud mingi uus sõjaosa, ilmselt Saksamaalt, näedab, mida Saksamaalt on toodud ära hoopiski sinna. Ja see niisugune olukord, kus me ise ei kontrolli, mis osad, mis väeosad, kus kohas Eestis parajasti üldse võivad olla, oli ju ka väga terav seoses sellega, et enne igasugu meie poliitilisi sündmusi äkki ilmuvad mingid hulkuvad tankid, eks ole, kord sõidavad nad läbi Tartu ja teavad, et nad ära eksinud ja siis sõidavad nad kuskil sealt Tallinnast Pärnu poole ja teatavad, et jällegi nad on kuidagi midagi pärast sinna sattunud ja niisuguseid asju juhtub ka väga tihti. Nii et tõesti see sõjaväe küsimus on tundlik küsimus ja ta on kõigi nende probleemide esimeses reas. Mina tahaks Marju Lauristile esitada küsimuse Rahvarinde valimisplatvormist. Nimelt, Rahvarinde valimisplatvorm näeb ette 2 referendumi.
Üks nendest on iseseisvuse küsimuses, kus ainult Eesti Vabariigi kodanikud ja nende järeltulijad saavad osa võtta. Või eestlased, see on 2 varianti. Teine iseseisva Eesti riigikorra määritlemiseks, kus kõik rahvused saavad osa võtta. Kas te selgitaks lähemalt, missuguste spetsiifiliste küsimustega võidakse nende referendumites pöörduda rahva poole? Esimene, tähendab, see idee kaheastmelisest referendumi idee on nüüd üks niisugune värske idee, mida me tahame selle valimiskampaania järele proovida, mida on rahvaga läbi arutada. Ja milles seisneb idee? See esimene referendum, see puht niisugune, võiks öelda rahvuslik enesemääramise referendum. See, milleks see on vaja? Meil on öeldud vastu argumendina, et seda referendumit ei ole üldse vaja, sest selle otsuse näitab, et Eesti peab saama iseseisvaks ja ehitama üles oma riikluse, eks ole, väljaspool Nõukogude Liitu ja nii edasi, et seda võib lahendada ka Eesti ülemnõukogu, kui on olukord soodne, või Eesti Kongress, kui ta tuleb kokku, mõni muu valitud kogu, seal maavanemate või ükskõik mingisugune kogu, eks ole, kes kuulutab ennast asutavaks koguks ja teeb selle asja ära. Ja kahtlemata niiviisi ära teha on palju asju võimalik. Tulla kokku ja ära otsustada. Kogu küsimus on selles, mis edasi saab. Kas saab järgmisel päeval pärast seda, kuidas kasutada, et see otsustada. Ja selle referendumi idee aluseks on arusaam. Jällegi, mina kui selle idee üks autori olen selles veendunud, et igasuguse valitud kogu otsus Nõukogude Liidu sees ei ole määrav poliitiline argument, mis paneb Moskva läbi rääkima. Sellepärast, et see riik ei ole õigusriik. Te teate, et isegi Gorbatšov ütleb, et me peame hakkama õigusriiki ehitama. See järelikult tähendab seda, et me oleme umbes selles olukorras, mis Euroopa oli kuskil, ma ei tea, 16-17 sajand. Ja järelikult see argument, et mingi valitud kogu, demokraatlikult valitud kogu tegi mingisugune parlamentaarse otsuse, iseendast ei ole lõplik argument, sest Nõukogude Liidus teatavasti on praktika olnud ka selline, et valitud parlamentaarne kogu on võimalik lihtsalt maha tappa või on võimalik ümber valida, öeldes, et see ei ole õige kogu. Ja kui me mäletame analoogiat partei esindusorganitega, kui oli Tšehhis 68. aastal ju väga terav olukord, siis oli Tšehhi partei kongress isegi koos, mis on ju kõrgem ja see kongress tunnustati ebaseaduslikult, tankid sisse toodi. Nii et valitud kogudega üldiselt Nõukogude Liidus osatakse ümber käia, kui nad teevad ebameeldivaid otsuseid. Aga referendum kui rahva hääletus tal on see poliitiline omadus, et ta tõepoolest on rahva tahte otsene väljendus. Ja võt see jällegi selle süsteemi niisugusest poliitilisest traditsioonist poliitilise argumendina on, võiks öelda siis, hoopis tugevam kui mitte absoluutse väärtusega vähemasti poliitilist niisugusest arupidamistes ja läbirääkimistes. Tähendab, mõte on selles, et selle Eesti rahva iseseisvumise referendumi tulemused, mille tulemus Eesti rahva jaoks minu meelest praegu võib öelda üsna kindlasti saab olla ainult see, et enamus pooldab iseseisva Eesti ülesehitamist. See saab olla see argument, mis nii Moskva jaoks kui ka muide lääne avalikkuse jaoks ja lääne võimude ja nende jaoks, kes praegu väga kahtlevad ja püüdivad meie sega, eks ole, sisse asjadesse ja see on rahvusvahelise õigusküsimus, see on Nõukogude Liidu siseküsimus ja edasi. Mis saaks olla nii kaalukas argument, mis lükkaks selle rongi liikuma? Praegu see on põhiküsimus. Põhiküsimus on see, kuidas saavutada olukord, kus Moskva üldse võtab kõne alla, et Tallinnaga peaks hakkama läbi rääkima, kui iseseisva, eks ole, otsustusvõimelise ja rahvusvaheliselt tunnustatud, eks ole, osapool. See on üks see põhjus, sellepärast ka just rahvustik, sellepärast ka mõeldud, et referendumist võtavad osa eestlased või siis Eesti Vabariigi kodanikud õiguslikud kodanikud. Nüüd aga, miks pärast see referendum ei ole ainult, pärast on mõeldud teine referendum? Just nimelt sellepärast, mis ma enne ütlesin ja mida te kõik teate, et meil on siiski Eestis väga ebastabiilne olukord seoses sellega, et meil on 40% muudes. Ja kui nemad teavad ette, et nüüd on käimas referendum, mis otse plakste nii-öelda
muudab kõik ja nemad sellelt osa võtta ei saa, eks. Siis te kujutate ette, et see toob esile väga palju võimalikke ohtusid ja võib kogu selle asja muuta lootusetuks, tähendab seest poolt, kuna väga hästi seda osatakse ära kasutada ja see võib muutuda argumendiks, mis otsustab negatiivselt kohtades. Sellepärast on mõeldud see variant sellisena, et kui on Eesti riikluse perspektiiv referendumiga rahva tahte seisukohalt pandud paika, kui on Moskvaga läbirääkimised olnud selles mõttes nagu edukad, et tõesti see kindla tärminiga lepingute pakett on laua peal, et siis võtta vastu Eesti kodakondsus, mitte enne, mitte praegu, mitte siis, kui see on praktiliselt ebamäärases riiklikus olekus oleva Eesti kodakondsuse kaudunud riikluseks loomine. Vaid just siis, kui on Eesti iseseisva riikluse alus pandud, siis kodakondsuse kaudu tõmmatavad see, mis praegu selle kodanike registreerimisega tegelikult juba proovitakse ka teha, tõmmata kaasa see osa muulasi, kes ennast nüüd tunnevad, et nad võivad olla küllalt kindlad oma tulemuses Eestis, luua see kodakondsus, tsensustega ja nii edasi ja jõuda siis teise referendumini, kodanike referendumini. Kodanike referendumini, mis oleks siis juba tõesti riikluse rajamise, konstitutsiooni referendum, konstitutsiooni heakskiitmise referendum. Konstitutsioon loomulikult võib olema enne avaldatud, projekt võib olema enne läbi arutatud ja nii edasi. Konstitutsiooni projekte praegu meil tehakse lähtudes Eesti Vabariigi konstitutsioonist, 38 aasta konstitutsiooni, nagu on võetud siin väga palju aluseks. Neid projekte praegu välja töötatakse, ma usun, et siin on veel aega, et tõesti kõik asjad läbi kaaluda ja vaadata ja kõik kogemused omandada, mis on rahvusvaheliselt ja tõesti teha üks korralik ja demokraatlik konstitutsioon. Nii et niisugune on see idee, tähendab kahe referendumi idee, arvestades meie sise- ja välispoliitilist tasakaalustamatu, tähendab seda olukorda, mis meil on. Et jõuda tõesti läbi nendest karidest, sest iga hetk on meil see kari, et meil võib tekkida see sama agressiooni võimalus ja sisemiste rahutust ja sisemise paigast ära mineku. Sest teie ei kujuta seda muidugi siin ausalt öeldes ette. Seda tegelikku ohtu ja ega meie me oleme hakanud teda praegu ette kujutama seoses viimase suve sündmustega. Mina pean isiklikult ütlema, et peale seda, kui ma kuulsin ja nägin inimesi ja täpselt sain teadmist, kuidas olid lähetel Granaadas, kuidas olid asjad Kasahstanis, kus tulid väljast poolt sisse jõud, purustasid, lõhkusid ja tapsid ja vägistasid. Ja kui ma tean seda meie internet ja kogu seda seltskonda ja võimalust kasutada neist, tähendab luua sellist olukorda, mis viib asjad täielikult kontrolli alt ära, tähendab eestlased kontrolli alt, siis see teeb ikkagi väga vajalikuks selle, et kõik sammud oleks ka selle ohu arvestamisega läbi kaalutud, sellepärast, et on täitsa selge, ma olen sellest 100% kindel, et praegu on Moskvas ikkagi veel väga paljud need jõud võimul või võimul juures, kes väga meelsasti seda relva Eesti vastu kasutab. Mitte sõjaga, mitte vaid lihtsalt röövlikumust või kriis või konflikte, eks ole, rahvuslikul pinnal just nagu. Kusjuures meie teame, et meil ei ole pinda sellest, et eestlased on äärmiselt tasakaalutud. Eestlased teavad täpselt seda olla. Nii et see kahe referendumi teema siin. Kas see on õige, seda peab rahvaga arutama, ma usun, et praegu see sama valimiskampaania, kus on ka teised teed, kus on see sama Eesti Kongressi teed, mida pakub välja ERSP, kus on muud võimalused, siin ülemnõukogu võimalused edasi, ühesõnaga need praegu ma ütlesin, et see valimiskampaania kuni veebruari lõpuni. See peaks olema praegu võimalus Eesti rahval rahulikult kõik need läbi kaaluda, läbi uurida, eks ole, siin juristide poolt ja nii edasi, ja ka rahvusvahelist tausta uurides mind näiteks väga huvitab see, kuidas reageerivad ühele või teisele asjale võimalikult rahvusvaheliselt, eks ole, jõud. Mis siis ikkagi on see otsustav olnud? Sest meie ei tohi praegu tõesti eksida, see on tõepoolest niisugune, nagu ütleb Eesti rahva vanasõna, et 7 korda mõõda üks või 9 korda mõõda üks kord lõika, eks ole, meil on tõepoolest praegu see olukord. Meil on mõõtma saanud. Me peame mõõtma läbi kõik. Selge, et võib-olla me saaksime selgitada näiteks, kuidas praegune eksisteeriv valitsus, kes olid need jõud ja missuguse protsessi kaudu pandi praegu nii ametisse Toome ja Rüütel ja nädal ära. Ja mismoodi nüüd tulevikus ja kas parlament tuleb, missugune on see protsess siis
Üks asi on presidendi valimine, teine asi on valitsuse paika panemine, need on kaks ise asja. Presidendi valimisega on niiviisi, vot ma ei teagi, kas meil praegu Ülemnõukogu valimisseadus lõpuks ta peaks tulema nüüd ikkagi vastu võtmisele. Lätlased ja võtsid vastu seaduse, kus on president valitakse otse. Tähendab presidendi võimujuurde nii-öelda tagasi. Ja liidu Ülemnõukogus, kui arutati üleliidulist valimisseadust, mis on siis nagu aluseks üldniisuguseks raamestikuks, oli hirmus palju vaidlust ja taheti see asi ära nii-öelda muuta ja öelda, et ikkagi see ei ole võimalik, aga siis suruti ikkagi see läbi, et iga vabariik ka praeguses süsteemis võib ise määrata siis selle konkreetselt kas otse või mitte otse. Missugune on Eesti variant? Praegu Eesti variant siis on selline, et Ülemnõukogu ise valib presidenti. See on nüüd üks küsimus. Kuidas määratakse aga valitsus? Valitsus määratakse siiski selliselt, et vot ma nüüd ei teagi, kes teeb ettepaneku peaministriks, eks ole. Kui meil seni on olnud selge, et peaministri kandidatuuri meil esitab Ülemnõukogu presiidium, kes enne selle asja arutab läbi partei keskkomitees ja kõigi nende olevate ministritega nii edasi, siis paneb selle sinna püsti, ütleb, näete, see on meil hirmus hea peaminister, see seltsimees Saul, eks ole, ütleb, et oi, seltsimees Saul on väga hea peaminister niiviisi, siis öeldakse, ei, seltsimees Saul ei ole hea peaminister, leitakse uus seltsimees Toome, eks ole, tema on ka väga hea peaminister. Vot niiviisi on see asi praegu käinud. Kusjuures kõik see arutamine on käinud üldiselt, võiks öelda siis nii saadikute kui ka rahva teadmata, sest te küsite minu käest, mina ei ole kunagi olnud üheski kohas, kus on arutatud, keda on Eesti peapresident, sest ma ei ole kuulnud ühtegi niisuguse kohusse. Nii et küsige nende käest, kes seda on näinud vähemalt, kuidas see käib. Ma tean, kuidas me Saulid maha kakutasime, seda ma küll tean. Aga see käest teistmoodi, teiste näametega. Kuidas nüüd tulevikus peaks olema nähtavasti, minu teda maailmapraktikas on nii, et kui on, ütleme, valimised läbi, siis need parteid, kes on valimise võitnud, kas valimiskoalitsioonis või edasi, need vist pakuvad peaministri kandidaadi ja peaminister pakub valitsuse kandidatuuri. Nii et ilmselt on nii tõtt käib. See on siis konstitutsioonis. Konstitutsioonis praegu seda muutust niiviisi ei ole, pole olnud vajadust. Meil on nagu, te teate, praegu see küsimus teistmoodi on. Aga ilmselt mina arvan, et see peaks olema siis seadus maha. Arvo Mäelovi. Minul oleks küsimus Martin Lauriatile seoses viimase 50 aastaga. Ühes tsentraliseeritud riigis, kuhu kõik keskpaika kokku informatsioonile, peaks tekkima olukord, kus 20. sajandi üks moto, mis on tarvitatud ja öeldud, et informatsioon on võis, informatsioonist oleneb kõik. Võib olla praegu Eestis olukord, kus informatsioon oma enese rahva kohta täielikult puudub. Kas see oleks kultuurielu või hariduselu või midagi muud. Kas see töö, mida praegu tehakse, need välistaadikud Moskvas, kes eestlased Eestis, kas need inimesed teevad ka sellelaadilist tööd, et saada sellist informatsiooni, mida kuskilgi ka Nõukogude Liidus endas ei ole siiamaani saadaval olnud? Jah, see ongi üks põhiasju, kui ma alguses ütlesin, et me peame inventuuri praegu tegema. Siis see on tõepoolest üks asi, mida me pidevalt tunnetame, et meil seda informatsiooni ei ole, mida me vaja. Kusjuures paraku on niiviisi, et seda ei ole lihtsalt tõesti üldse kuskil mitte. Seda ei ole ka Moskvas kuskil mitte. Ei ole nii, et on meie käest ära peidetud kuskil kellegi käes on täielik informatsioon Eesti kohta. Võib-olla mingites ametkondades on olemas täielik informatsioon eestlaste kohta. Aga see on veel informatsioon, mida me kasutada saame ja tahame. Pigem on see informatsioon, mida võib-olla ajaloolise väärtusega kunagi. Aga just seda juhtimisinformatsiooni praegu tõesti nagu ja praegu väga mitmetel aladel tegutsevad nii ekspertgrupid kui ka mingi valitsuse institutsioonid, et seda pilti kokku panna, sest tõepoolest seda pilti ei ole. Mul on üks küsimus seoses piiri kinni panemisega. Kui ime nüüd käiku läheb 1. jaanuaris, siis ma võin ette kujutada, et eestlased võivad seal väga palju tegema hakata, aga kui
võimalik sealt osta väljastpoolt tulnutel. Ja see on idee, mis on siis praegu teostamisel, küsimus on praegu tehnilises teostuses, tähendab, trükkimises, elektroonikas ja nii edasi. Ja nagu enne kui ma ära tulin, oli meil just Savisaarega juttu, Savisaar ütles küll väga murelikult niiviisi, et kui me praegu 2-3 kuuga ostukaarti sisse ei vii, siis meil järgmisest algusest tõesti ostetakse kõik nii tühjaks. Et siis millegi jaoks ka ostukaartidega. Nüüd teine küsimus, kuidas moodi me kaitseme reketi ja kogu selle organiseeritud kuritegevuse vastu ja katsusame piiri kinni. See on tõesti väga tõsine probleem, sest see kuritegevus üle piiri tuleb, selle vastu nüüd on näiteks on loodud erimiilitsa üksused, erimiilitsa osakond Tallinna miilitsas, mis on tõesti väga tubli ja mis on niisugune Eesti miilitsa taassünni algus võib olla. Ja siin on praegu väga palju probleeme, tehnilisi probleeme, kas on näiteks see, et maakohtades ei ole isegi mitte sidevahendeid, sellepärast inimesed üksikutes talukohtades väga kardavad, on olnud talude põletamisi, on olnud tapmisi praegu ja edasi. Või siis kas või viitne kõtsi maha põletamine, eks ole. Nii et üks asi on see, on miilitsa, erimiilitsa üksuste tegemine, Rahvarinne pakkus siin välja ka selle, et meie oma turvateenistuse pakub appi kohtadel, just maakohtadel ja edasi, et aidata, aga nõuame, mis on väga tähtis, just see, et oleks kõigepealt see materiaaltehniline pool, sidevahendid, alarmvahendid ühesõnaga, kõik see, et oleks olemas just maal väikelinnades igal pool, et seda, kus seda saada, et valitsus üheks selleks vahendid. See on väga-väga tõsine. Kuidas see piiri kinni saada, kuidas saada nüüd see kindlustatud see idapiir? See on järgmine küsimus ja meie pöördumises oligi enne, kui vara tuli, mis just öelnud, et valitsus mõtleks selle üle, kuidas moodi piirikaitsevägesid siis tegelikult kasutada. On olnud absurdseid, aga võib-olla ka väga õigeid ideid, näiteks oli idee lehes mõni kuu tagasi kuulutada kogu Eesti piiritsooniks ja tõmmata piirivalve siis sinna Narva linna. Aga see oleks selles mõttes, et pole isegi väga efektiivne, aga tegelikult teeks ka väga raskeks näiteks kas või teile Eesti külastamise. Nii et siin on iga, aga ma ütlen, et inimesed mõtlevad selle üle, mis lahendus siin võiks tekkida. Igatahes oma sisekaitsevägede kindlustamine, see, et Eesti poisid rohkem üldse kui sõjaväelise juttu teeniksid miilitsa, sest miilits tuleb sõjaväelistest. Ja kõik need asjad nagu just lahendada tõesti praegu kõiki jõusid appi võtta. See kolmas küsimus, muidugi praegu erilist tegu meil ei ole, ma ütlen, kuigi juba Taaram või kõik on olnud, aga me ei oska, meil ei ole kogemus, näiteks räket ja mahtiaga meil kogemus ei ole. Kuidas organiseeritud kuritegevusega võidelda. Ja see kõik on, see on kõik väga uue. Nüüd, mis puutub sellesse immigratsiooni, siis immigratsiooniseaduse rektori lehes. Immigratsiooniseaduse ja immigratsioonitalituse loomine järgmisest aastast on praktiliselt päevakorras, üle nagu päevakorras, seal tuleb läbi muidugi juba edasi. Aga ma väga loodan, et siiski on siin võimalik asju säävida, arvestades ka seda, et immigratsiooni probleem, üldse immigratsiooni juhtide probleem on tekkinud üle liidu siiski küllalt tugevasti.
palun, taga keskel. Ma tahaksin küsida, missuguste ähvarduste mõjul võttis Eesti valitsus tagasi valimisseaduse osaliselt ja kui mõtelda, et nad võib-olla teadsid, et ähvardused tulevad, kuidas nad julgesid sellega üldse aru välja tulla? Vot mina ei ole ise selles otse näiteks olnud kontaktis ja ei ole osa võtnud nendest läbirääkimistest, mis oli presiidiumil nende streigikomiteedega. Aga ma tean, et kõige otsustavam oli ikkagi seesama streikidega, mitte ähvardada streikidega mõjutamine, streikide kaudu niisuguse survel loomine. Ja sellele lihtsalt väga palju anti siin nagu järele. Ja teiselt poolt oli surve ka väga tugev Moskvast, sest see küsimus, see valimistsensuse küsimus oli küsimus, mille suhtes Gorbatšov isiklikult avaldas survet meie meestele, minu teada see oli punkt, millega tema mitte kuidagi nõus ei olnud. Nii et olles kahe surve vahel, Gorbatšov ühelt poolt ja need streikijad teiselt poolt, lihtsalt siin on see oli mõni aeg tagasi Jeltsin oli siin Ameerikas ja ta väljendas televiisionis, kus ma ise kuulsin, et see süsteem, mis praegu Venemaal on, see ei saa kesta enam 2 aastat, kui drastilisi muudatusi ette ei võeta. Nagu näha, Gorbatšov ei tee drastilisi muudatusi ega soovigi väga suurt muutust. Kas te usute, et see süsteem kestab rohkem kui 2 aastat? mis see, mind on alati huvitanud selliste küsimuste puhul, mis praktiliselt tähendab, et ei kesta. See tähendab, mis puutub sellesse, kas see süsteem kestab, siis see majandussüsteem kahtlemata ei kesta 2 aastat, sellepärast, et praegu seesama ülemnõukogu kui kõrgem seadusandlik kogu Nõukogude Liidus on täiesti küps selleks, et võtta vastu palju radikaalsemad otsuseid, kui seda on kas Gorbatšov või keegi teine isiklikult ette näinud. Seda näitab praegu kogu aeg ülemnõukogu töö, näiteks kas või omandi küsimuses ülemnõukogu debatt näitas, et enamus saadikuid pooldab väga radikaalselt omandi muutusi, kaasa arvatud eraomand, kaasa arvatud samad aktsiaseltsid, vabariikide omand, samal ajal Rõškov esines väga teravalt selle vastu. Tähendab, praegu on tekkinud huvitav olukord, et parlament ja valitsus on omavahel mitmes küsimuses loomulikult öeldes konflikti olukord. Ja ma arvan, et tõepoolest majanduskriisi süvenedes see radikaalsete lahenduste tõenäosus just parlamendi kaudu järjest kasvab, kui parlamenti üldse koos hoitakse. Nüüd, mis tähendab, et süsteem ei pea vastu, ütleme, kui takistused on, kui parlamenti ei lasta neid otsuseid teha ja nii edasi, siis Ameerikas ka praegu oli juttusid, et kas tuleb kollaps. Võib tulla kollaps. Mis tähendab kollaps? Täielik majanduskriis, täielikult see, et ei ole mitte midagi süüa, ei ole mitte midagi osta, et on miljonid ja miljonid maruvihased, hädas, õnnetud, agressiivsed inimhulgad ja mis siis juhtub? See on nähtavasti kõige halvem võimalus meile üldse, sellepärast, et see on üsna loogiline, et siis ilmub keegi, kes ütleb, et näete, teid on lollitatud, Gorbatšov tahtis viia nüüd kapitalismi teele, eks ole, niiviisi me peame võtma võimu töölisklassi kätte, näitama neile kõigile, kes on seda siin tahtnud teha ja siis leitakse, kes need on, kes on nüüd süüdi
Marju Lauristin nimetas asutava kogu siin. Ma saan aru, et Rahvarinde valimisplatvormis on ka see sees, et tulevane ülemnõukogu muudetakse asutavaks koguks. Kui see niimoodi on, kes on selle asutava kogu liikmed, kas kõik selle ülemnõukogu saadikud või eestlased ainult või eestlased koos muudlastega? Minul on väga raske vastata nii väga täpselt küsimustele asja kohta, mille kohta mingit väga täpselt pilti saab luua ainult tegelik arv. Kui me oleme selles seisundis ja võime siis ütelda, et nüüd me teeme nii. Tähendab, mis puutub niisuguse teoreetilise kujutuse, siis kahtlemata asutava kogu saavad kasutada need, kes tahavad asutada, eks ole. Ei saa olla asutava kogu liikmed need, kes asutada ei taha, eks ole, Eesti kõik. Järelikult küsimus ei ole mitte rahvuses, et küsimus on ikkagi just nimelt selles. Nii et ma kujutan ette, et see peaks olema ülemnõukogu see osa, kes selle programmi võtab oma tegelikult programmi. Kuidas? Tema funktsioon saaks olema? Tema funktsioon peakski olema see läbirääkimiste läbiviimine Moskvaga nende kõigi nende tingimuste kohta. Ja ka kodakondsuse, siis need ettevalmistavad, poliitilised majandused ettevalmistavad asjad ja selle ülemineku perioodi. Ma tahaksin natuke küsida majandusest ülemineku mehhanismidest. Nii palju, kui ma olen kontseptsioonist aru saan, hakatakse sotsialistliku plaanimajandusega peale ja loodetakse taastada mingisugune kapitalistlik majandus, aga minu arusaamise järgi välja arvatud teatud üksikasjalikke küsimusi väga vähe on mõeldud niisuguse läbikäigumehhanismi peale, näiteks nagu arenevad majandused Kaug-Idas, Jaapan ja Lõuna-Korea ja Taiwan ja niiviisi on rakendanud, et oma majandust üles ehitada. Kas need eksisteerivad nüüd Eestis? Teate, teie küsimusest tuleb välja, et teie teate sellest väljast palju rohkem kui mina. Ja sellepärast ma oleks hirmus tore, kui me neid oma mõtteid teid meie majandusmeestega arutaksite, sellepärast, et seda meil ongi väga palju vaja. Kuulge, meie ei ole käinud Taiwanis ega Koreas vaatamas, kuidas moodi neil asjad käivad. Ja minu meelest see ongi praegu väga vajalik, et me tõesti neid võimalusi kui ka ohtusid võimalikult suuremad mingis inimestega, kes on asjadega tegelenud, arutaksime. Ja kontseptsioon on praegu ainult väga üldine üldine raamistik, mille peale konkreetsed muutused peavad ehitama. Väga oluline on ka Ungari kogemus ja see, missugustes raskutes Ungari praegu on olles palju paremal olukorras kui Eesti, eks ole. Ka selle läbianalüüsimine. Näiteks Sloveenia kogemus, mis veel on väga oluline, vaat seal me oleme käinud Ungarit ja Sloveeniat ja neid asju vaadanud, aga tõesti sinna ida poole, seda ma olen muide kuulnud siin praegu mitme niisuguse Eesti nooremast soost Eesti inimese käest, kes tegelevad majanduse niisuguste asjadega, tõesti, et vaadake Taiwanit, vaadake seal Singapuri ja nii edasi. Nii et ma arvan, et see idee, mida on siin ka olnud kuulda, et peaks tegema Tallinnas nähtavasti, võib-olla ka kuskil mujal ühe eestlastest, aga mitte siis ainult kodu, vaid just nimelt kõikidest Eesti majandusarengust huvitud inimestega mingit konverentsi või töögruppe ja hakkama neid eri variante arutama. See on ääretult praegu vajalik. See on nähtavasti üks kõige pakistatud. Paar minutit veel aega. Ma küsiksin ja palun. Markotsepp ütles kunagi, et vene rahvas tuleb uuesti tööd ja õppida tööd tegema. See kuulub Eesti rahva kohta ka. Kahjuks küll, jah. Kahjuks küll. Küllalt suure osa Eesti rahva kohta ka. Sest me oleme ennast ma pean ütlema muidugi, et arvestades meie väga kehva olukorda aastakümneid ju sellega lohutanud, et me oleme ikka need head tublid eestlased ja pole viga, küll me ikka oskame ja saame, aga nüüd, kus meil on tegelikult mingi võrdlusvõimalus ja kus me
esitada, sa viitasid natuke Euroopale. Kuidas sa hindad muudatusi praegu Euroopas ja kuidas nad mõjutavad Eesti vaatame olukorda? Poola-Ungari. Ungari. Mida Saksa või Poola? Jah. Tähendab, vot siin ongi niiviisi, see on üks kummaline asi. Meie vaatame muidugi Ungari peale kogu aeg, rohkem ikka meie vaatame Ungari peale ka Poola peale, kui niisuguse oma mingi mudeli peale, kui ütleme nii, et kui meil on üks suur 2 meetrit sees, siis on niisugune tunne, et Ungari läheb sealt nüüd eest läbi ja siis jääb mingi niisugune juba siht järgi, et me katsume siis sedasama sihti mööda niiviisi hiilida ja loovida ja leida omale ka sealt samast ikkagi neid lahendusi ja niiviisi. Aga praegu tegelikult tundub, et selles Gorbatšovi poliitikas või ametlikult liidu poliitikas püütakse väga selgelt vahet teha. Tähendab, püütakse kogu aeg rääkida, see, mis Helsingiski oli, et okei, et noh, Poola ja siis Ungari lähevad seda ja Sinatra teevad. Aga nendes juttudes, mina tean, kuidas teie kõrva jaoks, minu kõrva jaoks on kogu aeg see aga Nõukogude Liit, no neid, kes on Nõukogude Liidus sees, no seda enam me neid hoiame koos, seda kõvemini tõmbame kõige. Tähendab, see selge vahe. No mina arvan, et see on ebarealistlik see vahe tegemine, sellepärast, et ma näen selles ikkagi ühte nii-öelda üle-euroopalikku, ülemaailmlikku protsessi. Tähendab, see impeerium tõepoolest laguneb, ääred, need Ida-Euroopa perifeersed alad, nendel on rohkem liikumise võimalust, nad liiguvad kiiremini, kuid ma kujutan ikkagi pilti ette, peaks öelda paisuv universumini, et meie paratamatult astume seda sama sellesse vööndisse, kus enne oli Ungari, nüüd on vabadus astunud sellesse vööndisse. Ja meie järel tulevad teised liidu osad, nii et mingi tulevik, kuidas saaks stabiliseerida kogu see süsteem, need küsimus selle, et see süsteem peab leidma, kui ta loomulikult areneb loomulikult stabiilse olukorra. Ja selle loomulikult stabiilse olukorra üks tingimus on see, et kõik rahvad, kes tahavad olla ise, olla omaette, need peavad selle võimaluse saama ja tegelikult peab see keskpaik stabiliseerima. Väga palju, seda on praegu väga palju arutatud, on Eesti ja muude maade ja rahvaste probleemid seotud Venemaa probleemid. Venemaa peab hakkama tegema iseendaga, mitte teistega. Ja see Venemaa ülesehitamine, selle mudel on ka praegu juba kujunemisel ja muide seesama Eesti jälle on siin andnud ikka oma ise majandamisega ka tõuke. Üks nali, mida väga nõukogude selles parlamendis räägitakse, Ülemnõukogus on see, et kõik tahavad nõukogudest välja astuda. Et siis peaks tegema nii, et nagu on ametlik järjekord kõikide statistikaraamatutes ja mujal, et kõige esimesena Venemaa, eks ole, siis Ukraina, Usbeki, Kasahhi ja nii edasi. Ja siis lõpuks jääb Baltikum järgi ja seal Moldavia ja nemad võivad otsustada liitu jääda. Niisugune on see, aga tõsiselt võrdes see Venemaa mudel, tuleviku mudel, millest arutavad Venemaa saadikud, on nimetatud siis Venemaa ühendriigid. Tähendab, mitte ühendriigid rahvusvabariikide vahel, kuivõrd Venemaa enda osariigid, need samad Siberi ja Uuralt ja kõik, kes tahavad praegu ka saada, sama Kemerov, kes tahavad oma sütt müüa kullaks. Et tõesti Venemaa ise sisemiselt liigenduks, sisemiselt lõdvestuks ja kujuneks välja tõesti siis Venemaal hoopis uus see poliitiline ja majanduslik struktuur ja see annaks ka võimaluse siis perifeeriale kõikidele sellele järgmistele pöödele juba ka vabadust niisuguseks ümber kujuneda. See on muidugi pika tuleviku mudel, aga see tendents ilmselt praegu siiski on olemas ja väga aktiivselt seda Vene saadikuid arvatud. Ja see on iseendast minu meelest meile väga mõni. Meil on aega 9 või 8 küsimuseks veel. Ma märiksin natukene veel seda rahvaline valimise platvormi, tuleks nii enda juurde siia. Seda platvormis nähakse Eesti Vabariigi ülesehitamisel tänuliku väliseestlase panuse ärakasutamist. Millisest väliseestlase panusest võiks siin juttu olla? Siin on mõeldud, see ei ole mingi rahvarinde, mingi eriline niisugune vaade, vaid see on praegu ikkagi minu meelest juba saanud küllalt üldiseks nii siinpool kui sealpool kõiki suuri ja väikesi meresid. Et me siiski tahaksime taastada Eesti kui tervikku. Tähendab, et oleks see väliseesti ja kodu-Eesti niisugune eraldumine ikkagi ainult ajutine, et me saaksime Eestist rääkida kui tervikust. Ja mis puutub väliseesti panusesse, siis see on olnud ju väga suur see loodud juba väliseesti poolt loodud panus
nii kultuurialal, kultuuri säilitamine, kõik see, mis on kogutud, aga ka praegu see, mis tuli välja, kui me siin teiega rääkisime, see, mis välis-Eesti on tundma õppinud, olles läänes ja mida meil on nii väga puudu, tähendab, et anda siin see info ja see arusaamine. Ja peale selle muidugi ka, nagu ma enne rääkisin, kui me ei saa loota mingisugusele heatahtlikkusele või investeerimisele ainult Eesti kasuks, vaid ikkagi ainult niisuguste suurte impeeriumide kasuks, kui me räägime Ameerikaga või Saksamaaga, siis välis-Eesti kui ka majanduslik mingisugune majanduslik tugi või majanduslikku arengut kiirendada, võimaldab niisugune osa Eestist. Kõik see, aga selles kõiges peab olema tõepoolest see kindlus ja vastastikune usaldus, tähendab, et ei üks ega teine ei mõtle teisest, et seda kuidagi kurjasti ära kasutatakse. Tõesti, me peame ikkagi ühiselt katsuma üles ehitada seda Eestit, kus me kõik saaksime olla Eesti kodanikud, kes seda tahavad. Mis on meie poolt pakkuda? Meie poolt on, me oleme lihtsalt Eestis, meil on Eesti rahvas, meil on lapsed, kes kasvavad Eestis, õppivad Eesti koolis. Ja see on meie tulevik, aga ma arvan, et just nimelt selle tõttu ka seesama pärandus on ühine pärandus, mida me selle tuleviku peale maha. Kas on veel üks küsimus? Siis lõppsõna on edasi. Ma tahaks tänada Marju Lauristini. Aplaus oli juba saali referendum ja te kõik näitasite, kuidas te sellesse ettekandesse olete suhtunud. Ja mul on tõesti väga hea meel, et Marju Lauristin võttis need 2 päeva, õieti ei olegi 2, üks terve päev ja tuli Washingtonist, kus tal olid tähtsad kohtumised State Departmentis ja kongressis ja rääkis meile kõiki seda olulist. Ma olen rääkinud paljude Tartu Ülikooli õpilastega ja nad on kõik üksmeelselt mulle rääkinud, kuivõrd palju on Tartu Ülikoolile tähendanud Marju Lauristin. Ja teiseks ma tahan ka ütelda, et ma tunnen väga palju loomeliitude liikmeid ja ma olen ka nendega rääkinud ja kui on tulnud juttu, keda nemad usaldavad üldse näiteks Rahvarindes ja ka praegu saadikute hulgas, siis eranditult on ikka olnud vastuseks kahtlemata, kohe on see tulnud Marju Lauristin. Ja mul on tõesti hea meel, muidugi esiteks, et Marju Lauristin meile siin on rääkinud, aga mul on ka hea meel, et Marju Lauristin praegu ajab Eesti asja, et ta on seda Moskvas ajanud, on Rootsis ajanud ja läheb tagasi Ameerika valitsuse juurde ja ajab seda seal edasi. Aitäh, Marju! pärast meie pikka, me olime seal Siiri Hendriga koos mõlemad meie niisugust emotsionaalset seletust, mis on Eesti ja kuidas me kõik midagi tahame ja kõik. Ja siis tema, kas teil on siis mingi oma vabariik? Ja siis, kui me oleme seda kõike seletanud, et ikka on ja tahaks nagu veel rohkem ja niiviisi, siis ta ütles,
kuulge, kas siis kuidas siis nii, et te tahate kuidagi nii ise olla? Kas te tõesti, kui läks Sputnik õhku, ei tulnud, et te olete üks Nõukogude rahvas ja tundsite uhkust koostööd? Niisugused tasemel on siiski ka jutud Ameerika kongressis, Ameerika kongressi kõigega, nii et ei maksa siin liiga küsida.